Tervitused! Täna teeme otsa lahti natuke teistmoodi ja ma alustan siit linnakodust ning enne kui suundun siis uuele kalaretkele, on vaja teha üks kiire inventuur landikarbis. Et nimelt ma ei ole seda tüüpi, kes hoiab lademetes varustust, just selliseid pisitarvikuid, lante, kummikalasi ja nii edasi omal kodus, et oleks aasta varud täiendatud, vaid mulle meeldib teha nii, käin 2-3 korda jõel ära ja vaatan, kui landikarbis hakkab asi kriitiliseks muutuma, siis vaatan üle, mis on alles, mida on juurde vaja, mis kalale maitses ja vastavalt vajadusele siis täiendan varusi ja täpselt nii palju, et oleks jälle sellised 2-3 käiku muretud ja ei jääks jõe ääres hätta. Et seekord oligi vaja siis juurde tellida, et võtsin siit natukene, tellisin tavaari endale juurde. Vaatame siis, mis siin pakis on, mis sai juurde võetud. Olen siia laua peale praegu laiali kõik. Ega ise ju ka täpselt ei mäleta. Tavaliselt niimoodi, et mis on ennast tõestanud ja ilma milleta ei taha nagu jõel enam minna, et siis just nimelt nendega ongi Birds Professori. Olen enda jaoks avastanud, mis siis töötavad ahvenale just nimelt mõeldes on need sellised, need olid need kaani imitatsioonid ja võtsin natuke suuremaid numbreid juurde. Ja et asi nagu põnevam püsiks, siis ma, kui midagi tellin, et alati võtan midagi uut katsetamiseks juurde. Ja saigi võetud siin erinevas suuruseis natukene kummikalasi. Just mõeldes siis haugile ka, et natuke suuremaid. Siin on siis üks selline kena ilus Gold Birds ehk kuldne ahven, kuldse ahvena värvides Taiva Prorex Duckfin Shad. Ütleme eesti keeles selline pardi sabaga, et siin ongi näha, et sabaks oleks nagu pardi alg, et suurem haugile mõeldes. Ja siis veel üks selline shad tüüpi sabaga nii-öelda. Aga need kummikalad kohe seal jõe peal esimeste kändude vahele pidama ei jääks, siis ma näitan korra ka ära, kuidas ma nad ette valmistan. Kasutan siis offset konksu ja selleks hoiad lanti ühes käes, keerad konksu landi suhtes korraks tagurpidi, lükkad selle siit nina otsas sisse, keerad siit selle teraviku siit pea alt kohe välja. Tõmbad kohe siia selle aasa siia ninani välja, nüüd keerad selle konksu nii-öelda õiet pidi landi suhtes ja lükkadki selle sirge siin, väike sirge, mis siin on landi ninasse nii-öelda. Paned selle konksu siia külje peale, vaatad kõhu alt, kus see teravik peaks siit kõhu alt minema. Märgid selle, hoiad siin küünt ütleme peal. Vaatad, et siit peaks minema, lükkad selle teraviku kõhu alt ja et ta tuleks siit täpselt selja pealt siis välja. Et siin selja peal on täpselt tehtud ka selline pesa või soon, et ja niimoodi ta peaks siia nüüd istuma ja on temaga mugav risu ja selline okste vahel, kus on palju kinnijäämisohtu püüda siis. Jätkame siit jõe pealt, et landikarvid on nüüd korrastatud, ülevaade olemas ja püüan siis 2 spinninguga ja ühe otsa panin pardi lestaga Taiva kummiluti, et siis mõeldes haugile ja teisele on siis Texas Rig rakendusel väike vihmauss hetkel, et siis katsetab teisi ka ja vaatame siis, kas kalad ka nendest lantidest midagi arvavad. Et tuleb õhtune püük, kell 5 sain jõe peale, vaatame, kas on põnev ja võib-olla läheb pimedani välja. Võtan siis esimesena selle suure kummiluti pardilesta sabaga, et proovime esialgu siis keskenduda haugile, et pärast siis võtame selle väiksema mängu, kui tean, kus on neid ahvena võtte võib olla.
esialgu siis offset konksuga, et selle lõigu peal mu seda tavakonksu ei julge kasutada, et siin on väga palju kinnise jäämisohtu, et proovin siin seda väikest tussi korra Texas riigi peal, et suure landi vastu ei tundnud keegi hetkel huvi. Vahetasin sellel Texas riigil selle ussikese ära, panin lillat värvi, äkki on selline ärritavam, tummroheline see tundus. Opa! Jah, käis juba siin rabamine väike, see oli aug. Nii on küll, on ka oli taga küll. Ja ma kardan, et see on augipulk, kes lollitab. Nii, võttis ära. Kurat! Saa aru ju, kes siin ees lollitab. Aga hästi igal juhul mängib ja töötab küll, et sellega võib päris huvitav olla veel täna. Aga nüüd ta sai konksu küll rohkem, sõitis natuke otsas, et paar meetrit enne paati siis. Ai, nägin ära, jah. See oli aug. Augi nolk, ma ei hakka siin rohkem sellega lollitama. Oli rabamine. Ai, ta ei võta. Ta ei jää kinni offset. Ta ei jäänud kinni. Võttis siis seda pardi lesta sabaga, aga no, mingi sodi on siin üle jõe. Vaatame, see peaks siin suht ujuv olema. Kyllä puusse sinipuru. No, see on jah easy raisk. No, siia on ennast hea kinni jätta ja hakata siit loopima headesse kohtadesse siin kalda alla. Ma proovin siin. Ma panen siia roheka oranži offsetiga 10 cm kummiluti. Siin on ta vähe suurem, kui mul sellel teisel oli liiga jäigalt sees, et noh, kui siia auk korralikult rabab, siis ei tohiks olla probleemi. Noh, siin üks keerulisem koht, väheke peab maha tulema siin. Kas see puu liigub siit ära? Tuleb ka jakk üle vedada. Üks koht on ikka tekkinud, kus pidi välja tulema. Seis praegu nii madal ka. No vaatame, kas siis kala ka ikka leiame. Võttis ära. Kas see on mõõduga? Ai, kurat. See on väike, sõidab siia. Nolk. Okei. Noh, ma olen juba, ma arvan, 1,5 tundi siin last vaikselt alla vool või mõned ja üsna omajagu kohti juba loobitud, aga päris kehva ja kala koha pealt. Nüüd siin tuli see üks väikene nolgi võtte.
Obras siin märkas mind, pani hea laksuga siit sukeldus. Veel üks sukeldumine siin. Me jätkame uue püügipäevaga, et õhtune püük siis kotikala ei andnud ja uus püügipäev täna, hommikune püük. Vaatame, kas hommik on õhtust targem. Alustame seekord siit kohe päris madalast. No siin tuleb selline kausi koht madalamast sügavamaks üleminek, et tasub see ka praegu koht läbi proovida siin. Kas passib mõni kupuvaht siin? Opa, oli rabamine. Nolk siis. Okei, kala ärkab vist alles, laseme tal siis ärgata ja hommikul esimesed minutid tunduvad tavaliselt kõige potentsiaalsemad, aga näed, ei tulnud. Üks ettevaatlik rabamine seal oli. Vahetan selle offset konksuga landi välja, panen pardilesta sabaga tavalise džiigiga, et siin enne metsavahese lõik on seda kinnijäämisohtu vähem ja ei tea, augi siin vist küll ei ole, vähemalt lant ei raba. Paneme siis julgemalt korra seda Texas riigi siin. Opa, esimene võtt, aga väike. Aga ahven või? Ei ole. No mine pekki. Siukesed kollid. No nii. Päris jõhker. Jube agressiivselt ja ahnelt tuli küll, mõtlesin. Nüüd sellised tugevad, tihedad siputused siin eespool, mõtlesin, et ahven siis hoopis, aga nii pisike aug. Oh, nii. Rabas üks jälle pisemat sorti tegelane vist. Muidugi suurem kui see eelmine. Õnneks sai ära. Noh, kui nii edasi läheb, siis umbes 5 kala võiks ju mõõdus juba olla, kui järk-järgult lähevad suuremaks. Aga noh, jah, katsu sa ikka võtta enne saada.
Opa. Väike jälle. Sõidab siia poole lihtsalt. Pisikene haug jälle jah siin. Ridvatõstetega ja pausidega kerisin ja siis pausi ajal tundsin paar korda isegi rabas niimoodi. Ei jäänud külge, siis kolmanda korraga laksas ära hauginolk. Oks või? Ei sõida, vaikselt tuleb küll, aga see ei saa olla suur kala. Pekkine. Siuke ehmatav olukord. Noh. Okei, liigume siis natuke edasi jälle siia augu peale. Suurema džiigiga ja trossiga enne läbi. Kui haug märku ei anna, siis ma proovin siin Texas riigi ka kiilivastsega. Äkki on mõni ahven, maikuu ahven veel juba võtu peal. Nii võttis, aga jälle oli rabamine, pisike tundus. Aga äkki on hoopis ahvenat. Tea ju, kes see oli, paneme selle väiksema kiilivastse. Nii, kurat. Mingi nolk jälle oli vist. Sõitis, kurat. Nii. Täpselt seesama oligi vist. Näitab jälle, et aeg on siit ka ära liikuda, ei ole suurt kala lihtsalt. Põmm. Järgmine. Ja peaks suurema landi vist panema kuskile. Opa, tuli ära. Aga mõõdukas ei ole ikka. Kurat, võtavad neid. Siuksed punne on ainult täis. Nii. No jah, saba ka ei ole. Pardisaba leid. Selge. No, paneme siis selle pardilesta sabaga suurema luti. Äkki saame võtma siis ikkagi normaalset kala ka. Et järgmine tegelane on otsas. Ei saa kala normaalselt kätte võtma. Oi, näe, ilus ahven võttis landikest siin.
minust on nüüd see, vaatame korra, mis siin toimub. Ahvena koha pealt. Nüüd tulevad vette langevate puudega head kaldaalused. Vaatame, kas sealt õnnestub kedagi välja meelitada. Nii, võttis suurem. Võttis. Aga, opa. Nii, see on mõõdukala. Peaks olema küll, jah. Opa. Nii. 57 siuke jälle. Aga ilus haug, ilus pannikala. Täpselt vise sinna puude vahele alla, 2 puu vahele ja sealt tuli väike haugipoiss ära, võttis seda pardisabaga kummikala, pardilesta sabaga. No suts alla jah, 60 sendi, siuke 57 paistis. Vaatame, kas ahven on ka kodus. Proovime siin selle vihmaussi Texas riigrakendust. Ahvena koht praegu hetkel ei tööta, aga panen siia natukene teise luti, ma ei mäleta, mis selle nimi on, aga G-kriigile praegu. Nii, opa. Ja tuli ära midagi ikkagi. Kas on ilusam ahven? On küll, see on ahven. Võttis sealt põhjast. Vaikselt tahtis. Okei. Ahven olen ma ise. Okei. Siin ei ole ahvenat kodus vist. Nii, võttis ära keegi. Võttis põhjast ära keegi. Seekord on ahven. Pika meelitamise peale. Jah, ega see ei ole nagu sügisel ikka. Kui tulevad rohkem parve ja on ikka suuremaid isendeid. Siin juba mitu viset ja pika meelitamise peale nüüd see esimene ahven ja see auginolk, kes läks tagasi. No, pakume vihmaussi korraks ka veel, mõni vise. Okei, jätame selle koha siis rahule. Et selle koha peal kohtume võib-olla alles siis sügisel või heal juhul suve teises pooles. Aga proovime veel natuke erinevaid lõike siin. Augile ja ahvenale siis ka ikkagi veel selle pardi jala peale veel nüüd siin korraks. Suht soe päev tuleb ja varsti ongi keskpäev käes, et ei tea, kas seda kala veel saame võtma sinna.
opa, kohe võttis langemise peal. Oi, opa. Sõidab korralikult, et koti kala moodi või? Ai, on küll, jah. Võib olla. Ossa. Muidugi on see mõõdu poiss. Natuke pisem, selline 55 näitas see, et mõni sent all, aga okei, 2 kala. Noh, ja pakun mingi 2 vändapööret ja rabas ära. No, mul oli paar ahvenat siin kahvas kaasas uju. Lasin need tagasi. Oho. Vaatame, mis seal on, põder või. Hiilime vaikselt ligi. Keegi sööb seal, jah. Või on see siga või? See on metssiga suur. Nüüd ta näeb mind. Põrsad on tal ka. Oh, paneb sealt jooksu. Oi, kui palju põrsaid. Okei. Noh, looduselamus missugune. Okei, paneme selle püügipäeva täna lukku ära ja lõpetan püügi, lähen tänaseks ära, et pool päeva varahommikus peal ka, et midagi ikka tilkus ära, 2 mõõduaugi siis ja hommikused need augipulgad ja oli veel mõned võtud, ilmselt auginolke ja siis mõningad ahvenad ka, need ma lasin siis pärast kõik tagasi. Et siis kala nähtud, kala saadud, emis põrssadega nähtud ja looduselamust ka. Aga kohtume siis järgmisel kalaretkel.